Tervist! Mina olen Tiina Mikk ja tervitan teid kogu Sparta sportlikud pere poolt. Nii, hakkame siis seljääriga pihta. Kes käinud on, see teab, mis tuleb. Kes ei ole käinud, siis kõigepealt väike soemus. Sa võid julgelt võtta 2 veepudelit. Kui tahad, ei pea võtma, kui tahad veel vahepeal juua. Ja kui meil on soojendus tehtud, siis mida rohkem põranda poole lähme, seda rohkem lähevad harjutused raskemaks. Ja tunni lõpus näeb alati väike veritus. Nii, hakkame pihta. Võta puusavarjune hark, pane varvad ühele joonele, tõmba oma kõht sisse, roidad alla, õled alla, pinguta kergelt tuhare lihas. Nii, minu põdal on lahti juba. Ja tõmba talla alused lihased kokku. Sul on selline tunne, et allavõll tõuseb kõrgele ja lase tagasi alla. Tule uuesti. Tõmba talla alused lihased kokku, pinguta ja lase vabaks tagasi. Lähme veel. Tõmba talla alused lihased tugevalt kokku ja lase vabaks. Ja üks kord veel. Tõmba talla alused lihased kokku ja lase vabaks. Hinga sisse vii veepudelitega käed üles, tõmba kõht sisse ja tule rahulikult alla tagasi uuesti. Hinga sisse, pingutad kõhutuhara ja lase vabaks. Tule veel. Hingad sisse, pingutad kõhutuhara ja lase vabaks. Järgmine kord jäta oma käed üles, lase õlad alla, kõht sisse, tuhar tugevaks, käed kokku, sõrmed kokku või veepudelid kokku ja kallutab pisut kõrval. Tagasi, sul on selline tunne, sa oled 2 seina vahel, vaata su puus ei liigu paigast, ainult pisut su ülakeha liigub ja tunne, kuidas su kerelihased venivad pikaks, roidad on all, kõht on sees, tule veel mõned korrad, vajud alla, tuled üles ja pisut kõrvale, teeme 2 korda veel, tuled ühele poole, tagasi, tuled teisele poole ja 1 kord on jäänud, tuled ühele poole, tagasi ja teisele, tagasi lased rahulikult oma käed alla ja nüüd lähed lüli-lüliääval, hakkad kerima ennast alla, lased põlve pehmeks ja tule kergelt vajud alla, lase oma käed vabaks, tõmba oma kõht sisse, tunneta, kuidas su alaselja lihased venivad, kõht on pingutatud, pea ripub kaela otsas. Ja nüüd pane pudelid või käed kokku ja läbi kerede väike pööre. Keerad, tuled tagasi, keerad teisele poole, tule tagasi, keera natuke ühele poole, tule tagasi, keera natuke teisele poole, tule tagasi, keera natuke ühele poole, tagasi, keera natuke teisele poole, tagasi, tule natuke rulli üles ja pane käed koos pudelitega reia peale. Sa ei toeta oma kehas ja peale, vaid sa ainult toetad pudelit. Ava ringkeret, tõmba kõht sisse, mine kuklas pikaks ja nüüd pane oma vaagen liikuma. Vaagna otsad liiguvad taha, vaagna otsad liiguvad ette tagasi. Tunned, kuidas su vaagen liigub, tunneta, kuidas su kõht ja selg teevad tööd. Vaagna otsad lähevad üles, vaagna otsad lähevad alla, tule veel, vaagna otsad lähevad üles, vaagna otsad lähevad alla, tule veel, vaagna otsad liiguvad üles, vaagna otsad liiguvad alla, 2 veel, vaagna otsad tulevad üles, vaagna otsad alla, viimane kord, vaagna otsad üles, vaagna otsad alla, tõmbad kõhu sisse ja tule rulli ennast üles. Ja kui sa tunned, et alaseljas on justkui väikene valu sees, siis lõdvesta kergelt oma alaselja lihased ära. Tunned puus käib ühele poole, teisele poole, üks paremaid alaselja lõdvestusharjutusi. Nii, aeg on õlarütme käes. Ma võtsin juba natuke laiema hargi. Viid oma käed siia ringkere juurde, lase õlad alla, tõmba kõht sisse ja keerama, keeran ja tagasi keeran, anna vastaskand lahti. Sul on selline tunne jälle, et sul oleks justkui lilisambast võimlemiskepp läbi torgatud ja sa saad ainult ühele teisele poole liigutada, aga samas su kere jääb justkui paigale. Keeran,
tagasi, keerad tagasi ja nüüd ava, suru tavale kokku, tuled tagasi, suru avalud kokku, mine pilguga kaasa taha pudelile ja tagasi ja keerad ja tagasi ja keerad ja tagasi, avad ringe, tunne, kuidas sa viid avalud kokku, tagasi, ikka kogu aeg hoiad kogu oma keret, kontrolli, tuleme veel 2 korda ja keerad tagasi ja keerad ja täiesti viimased korrad ja teistpidi ja keerad tagasi, lased õlavöötme vabaks ja võtad tagasi puusa laiuse hargi. Jälle kõht sisse, tuhad pingesse, puusa tõstad, tõstad tagasi, tunneta vanaselja väiksed lihased, jääd kogu aeg keha keskjoonele, tõstad tagasi, 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 tõstad tagasi ja viimane kord, jää samasse positsiooni, pane pudelid kokku, õlad alla, kõht sisse ja üks minu lemmikharjutustest, avaluudega ringid, hästi mõnusad suured ringid. Kiiret ei ole meil praegu mitte kuhugi, tunneta, avaluud liiguvad sinu selja peal, tunneta ilusad suured ringid ja nagu ma olen alati rääkinud, kui on alaselja, ülaselja lihased pinges, sa võid tunda siin täiesti krõbina ja see on ainult märk sellest, et me oleme õigel teel, meil ongi vaja liigutada ja tulete teistpidi, täpselt samamoodi suured ringid, abalud tunneta, sa ei lase abalud lihtsalt kukkuda, vaid sa joonistad suured ringid ja tuled veel ja suured ringid, lähme veel mõned kord, ilusad suured ringid ja veel üks kord, suured ringid, väga hea, nii, laseme õlavöötme vabaks ja nüüd teeme vaagna vöötmega ringid ehk 8, annad suure ringi ühe puusaga ja suure ringi teise puusaga ja ikka see 8 teema on üks mu lemmik teema, täna neid 8 tuleb veel päris mitmeid ja jälle nüüd mõtle sellele, puus teeb tööd, pea on paigas, sul on selline tunne, et keegi hoiab sinu peast kinni ja tunne, kuidas su vaagna vöötme lihased teevad tööd. Jälle magus valu ütleb sulle seda, et sa oled täiesti õiges ringis ja teed täiesti õiget asja, nagu valu ei ole, siis aina parem ongi ja suured ringid tagasi ja sealt, kus alustad, sealt lõpetad, ring poolikuks ei jää ja ring ja tagasi ja ring ja tagasi ja ring ja tagasi ja ring ja tagasi, nii ja me lähme kohe oma 8 edasi. Võtan jälle õlalaiuse hargid ja nüüd teeme kätega 8 ja kere tuleb juurde vastaskatt lahti. Vaatad läbi keha ja ring. Vaatad oma kätele kaasa, selline tõsiselt mõnus ringutamine läbi keha ja ring ja ilus ringutamine. Vaatan kätele järgi, lähen kogu keha töötab, hoian kogu aeg oma keha kontrolli, vaatan taha järgi ja ring ja tunneta seda sujuvat ja mõnusat liikumist, ring ja ring ja ring ja ring ja ring ja tuleb viimane 8, vaatan järgi ja kogu lugu. Laseme käed alla, teeme natuke põlved ka soojamaks ja riielihased. Puusalaiune hark, kõht sisse ja tulen pool kükki, liigun pool kükki, tulen alla, liigun pool kükki. Nüüd tähelepanu, põlved suure varbaga täpselt ühte suunda ja lähen alla, pingutan üleval tuharelihase, lähen alla, tulen üles, pingutan, lähen alla, tulen üles, pingutan ja järgmine kord sa jääd siia. Õlad on avatud, rinkel on avatud, kõht on sisse tõmmatud, põlved otse, tõuse varvastele, tulen tagasi, tõuse varvastele, tulen tagasi,
tõuse varvastele, tulen tagasi. Tõuse varvastele, tulen tagasi. Tõuse varvastele, tulen tagasi. Tõuse varvastele, tulen tagasi. Jää siia üles, jää. Vii käed kõrvade juurde ja tõuka kergelt taha. Vii käed kõrvade juurde, tõuka kergelt taha. Viin käed kõrvade juurde, tõukan kergelt taha. Viin käed kõrvade juurde, tõukan kergelt taha. Viimane, viin käed kõrvade juurde, tõukan taha, panen kannan maha ja tulen siit mõnusa sirutusega üles. Nii, tunni esimene osa ehk soojendus on läbi. Mina tunnen küll, täitsa soe on olnud. Lähme edasi. Nii, ja oleme põlveda. Paneme hetkeks veepudeli kõrvale ja pane oma käed rusikasse. Pane täpselt rusika sõla alla. 3 liigest ühel joonel. Võta puusaline harp, pane varbad maha, ava rinke, tõmba kõht sisse ja tõsta sentimeeter põlvenoast lahti. Mitte midagi tegema ei pea. Nagu ma olen öelnud, parimad harjutused on need, kus mitte midagi tegema ei pea. Püsi, püsi, kuklas pikaks, kõht sees. Vaata, kas sa oled ikka võimalikult madalal ainult sentimeeter ja nüüd põlvetud kokku, tagasi, 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 kokku, tagasi. 4 ja 3 ja 2 ja olemas. Nii, siruta korraks päkad ranna vabaks ja tuleme kõhuli. Nüüd sa võid julgelt võtta kaasa ühe veemudeli, võid ka 2 võtta, aga kui sa tunned, et su alaselg on pisut valus, tee ilma raskuseta. Võta puusalaiune hark, keera kannad sisse, pinguta tuhara lihas, tõmba kõht sisse ja vaju alla. Ja nüüd sa tõused alumise roideni ja samaaegselt tõsta jalad ja lõpesta. Hinga sisse, hinga välja. Hingad sisse, hinga välja. Pingutan tuhara lihase, tähelepanu, nina vaatab maha, kaelast hinge välja. Sinu selg teeb paremat tööd, kui su kael on vaba. Ja üles ja alla. Ja üles ja alla. Pingutus, lõdvestus. Pingutad, lõdvestad. Ja pingutus, lõdvestus. Pingutus, tuleb veel. Ja 4 ja 3 ja 2 ja viimane. Väga hea. Paneme käed õlgade alla. Ranne õla alla, varvad maha ja tõuka ennast rahku. Jälle jälgi. Peopesad õlgade all, kõht sisse, tuhar pinges, kuklas pikk. Püsi, jälle. Mitte midagi tegema ei pea. Hoiad. Küünarnukk ei ole plokis. Hoiad. Püsid. 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 Ja tuleb põlvedele, siruta päkad. Tule istu kannale, vaival. Väike puhkus. Tõmba ennast üles, lõdvesta ranna ära. Nii, me lähme tuhara lihasega edasi. Ja paneme käed õlgade juurde. Ja nüüd, kui sa saad, sa võid proovida, kas sul veepudel jääb siia püsima. Minu tõenäoliselt on täna libe püksid. Ja kõht sees ja läheb ringi, puusast läbi suure ringi. Kõht on sisse tõmmatud, kuklast tuleb pikk ja sa joonistad suure ringi. Tagasi jälle, kiiret sul ei ole, anna puusaliiges liikuda. Ilusad suure ringi, keha on otse, kaelas pinget ei ole. See tähendab seda, et su pea ei kuku siia lotti ette ja pea ei lähe kuklasse, vaid sa vaatad otse. Suure ringi, tagasi ja ring, tagasi ja ring, tagasi ja ring,
ring, tagasi ja ring, tagasi ja ring, tagasi. Ja tunneta seda, kas su puusaliiges laseb sul teha ilusat ümalikku ringi. Võib juhtuda niimoodi, et see ring ei tule just ilus ring, vaid sa tunned, kuidas mõnes ringi osas justkui nagu ei saaks päris hästi liikuda. See tähendab seda, et tulebki ringitada ja anna liikuma, tagasi ja liikuma, tagasi ja liikuma, tagasi ja veel tuleb. Ja teeme 2 ringi veel ja ring ja ring ja viimased ringid ja tuleb tagasi. Väga hea. Tule istu korraks siia kanna peale, vaju alla, anna väike puhkus, lihased üldse ringi ja tule siit tagasi kõhuli. Me võtame täpselt selle sama asendi, mis enne. Puusalaiune hark, kannan, keeran sisse, pingutan tuha ja nagu teate, parim harjutus skolioosi raviks. Sa tõused kuni alumise roideni, vastas käsi, vastas jalg ehk siis ujumine. Tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi. Jälle tähelepanu peale, ei lähe kuklasse, tagasi, tõstad, tagasi, hingad sisse, välja, sisse, välja. Tunneta su puusanukid on maas. Kui sa tunned, et sa tahad teistpidi hingata, kõik on lubatud. Peasid hingad, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi. Puusanukid on maas. Tõused alumise roideni, tõstad, tagasi. Tähelepanu, õlavööde on vaba, lõdvesta õlavööde. Iga kord, kui selg enam ei jõua, tahab tulla sul kohe õlg appi ja läheb pingesse. Tunneta, kuidas sa tuharaga ka töötad. Tõstad, tagasi, 8 ja 7 ja 6 ja 5 ja 4 ja 3 ja 2 ja olemas, väga hea. Käed ülgade alla, vardad maha ja tõukab lanku. Sama lugu nagu enne, kõht sisse, avad ringkera, püsid, mitte midagi tegema ei pea. Küll on lihtne trenn. Püsid, 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 hoia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Küll põlved maha, päkad sirutusse. Istun tagasi, kanna peale vajuna. Annan väikse puhkuse, tunned, kuidas alaselle lihased hengivad. Ja tuled üles ja me lähme teise poolega edasi. Puusast läbi ringi, küünarnuk kõla alla, põlveliiges puusa alla, kõht sisse, keha otsa. Anna suur ring tagasi, jälle tunneta liikumist ja ring ja tagasi ja ring ja tagasi ja keha võimalikult otsa. Samaaegselt, kui me ringitame läbi puusa ja tuhara lihased tööd, anna oma kõhu ja kerelihased kontrolli alla. Tunne, kuidas sa pingutad samaaegselt kõhtu ja tagasi ja ring ja tagasi. Ja sa ei lase jalal kukkuda, vaid sa joonistad põlvega ringi ja ring ja tagasi 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 ja ring. Jälle mõtled, kael on pikaks sirutatud, pea ei kuku ära ja pea ei lähe taha. Ring ja tagasi ja ring ja tagasi ja sul on jäänud ainult 2 ringi veel ja ring ja tagasi ja ring ja 1 ring veel ja ring ja viimane. Olemas, väga hea, tule istu korraks jälle kanna peal ja vaju alla.
positsiooni. Tuleme istuma üle puusa. No nii. Nüüd on küll aeg jälle veepudelid kaasa võtta ja jalad natuke tuharast ettepoole ja tõmbad nägulukku kokku. Pingutad oma reielihased. Lased õlad vabaks ja tuleb lüli haaval alla ja me lähme kuni abaluuni. Lüli haaval alla. Lähen alla. Tulen lüli haaval üles ja annan hästi mõnusalt kerge sirutuse kätega. Liigun lüli haaval alla. Mida rahulikumalt teed, seda rohkem suudad sa kontrollida lihastega seda tööd. Liigud alla ja tuled sujuvalt üles tagasi. Ja tuled rahulikult alla ja tuled sujuvalt üles tagasi. Ja tuled rahulikult alla ja tuled üles tagasi. Ja lähed rahulikult alla ja tuled sujuvalt üles tagasi. Lüli haaval abaluun ja lüli haaval õlavööde jälle võimalikult vaba alla. Ja tuled sujuvalt üles tagasi ja tuled lüli haaval alla. Järgmine kord, kui sa alla lähed, mine alla ja pinguta samaaegselt oma tuharalihas ka vaata, mis juhtub. Sa hakkad poole efektiivsemalt oma kõhulihaseid tundma, lähed alla ja tuled sujuvalt üles tagasi. Lähed lüli haaval alla. Aga nüüd lähme ainult nabani. Sa tuled ainult nabani ja tuled üles tagasi. Tuled ainult nabani. Ära unusta, et jalad aitavad tööd teha. Tuled ainult nabani ja tuled üles tagasi. Tuled ainult nabani ja sujuvalt üles tagasi. Lähme veel. Tuled ainult nabani ja rahulikult üles tagasi. Lähme veel. Tuled ainult nabani ja tuled rahulikult üles tagasi. 2 veel. Tuled ainult nabani ja sujuvalt üles tagasi. Täiesti viimane. Tuled ainult nabani ja üles tagasi ja lased oma võimlemispudelid, jah. Lased oma pudelid kõrvale maha. Ja ma keeran külje, sul on natuke mugavam jälgida. Tuled rahulikult lüli haaval alla ja tulevad õlasilla harjutused. Nüüd tõmbad kannad tuharele lähemale ja võtad puusa laiuse harju. Pane oma peopesad maha, lase õlad vabaks. Tunneta oma ristluu, lükka see ristluu maha, aga jalad jätta vabaks. Tule lüli haaval, vii oma puus üles. Jää hetkeks siia. Pinguta tuharelihas ja nüüd tähelepanu. Kõht ei lähe üles, vaid sa keerad ka roidad alla. Sa pingutad oma tuharelihas ja tule lüli haaval sujuvalt alla tagasi. Tule veel kord, lähed lüli haaval üles. Pingutan tuhara, roidad alla, tähelepanu, õlad on vabad ja tuled lüli haaval alla tagasi. Lähme veel, tuled lüli haaval, viid oma puusa üles. Tuled lüli haaval alla tagasi. Järgmine kord me jääme puusaga üles. Mäletad, mida rääkisin? Tuhar on pingutatud, roidad all, õlad vabad, peopesad mati peal. Ja nüüd siruta lihtsalt pingusse, see puus ei kuku alla. Siruta, tõmbad tagasi. Teine kord, sirutus, tõmbad tagasi. Siruta, tõmbad tagasi. Pikk sirutus, tõmbad tagasi. Pikk sirutus, tõmbad tagasi. Pikk sirutus, tõmbad tagasi. Tule veel. Pikk sirutus, tõmbad tagasi. Pikk sirutus, tule veel. Pikk sirutus, tõmbad tagasi. Pikk sirutus, 2 on jäänud. Puus ei kuku alla, kõht on sisse tõmmatud, roidud on alla surutud ja viimane kord ja teed pika sirutuse
tuled tagasi, teed ikka sirutuse ja nüüd tule lüli haaval alla tagasi. Väga hea, teeme nüüd harjutuse siksak, vii oma käed kukla alla, astu oma jalad kokku ja pane kannad olematu laua peale. Suru ristlu maha, roidele alla, tõsta oma ülakeha, tõsta ülakeha ja püsi. Vaata nabale või vaata võlgadele ja kõigepealt siruta jalad üksteisest mööda. Tunneta, kuidas su vaagel on paigal, jalad käivad ja nüüd vastas võlküünarnuk. Keerad ja keerad, vaata taha küünarnukele, keerad ja keerad. Töötavad kõhulihased, mitte ainult põikilihased, kogu kõht töötab. Vaata taha küünarnukele, keerad ja 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 8 ja 7 ja 6 ja 5 ja 4 ja 3 ja 2 ja olemas. Tõmba põlved enda peale. Nüüd on see koht, kui sa tõstad sõna otseses mõttes oma saba ja kõndraluusid natuke mati küljes lahti. Toeta oma käed siia sääre ees ossa. Tunne, kuidas su alhaseel venib ja kõhulihas puhkab ja kiiguta ennast tervelt ühe alaseile lihase pealt teise peale. Kiiguta, anna selline väikene puhkus endale. Kiiguta ja kiiguta ja kiiguta ja kiiguta ja kiiguta ja kiiguta. Just, et natukene on puus ülespoole tõmmata ja kiiguta ja kiiguta ja kiiguta ja kiiguta ja küll. Nii, me lähme tuhara lihase harjutusega edasi, see on selline hästi vahva ja tore harjutus. Siin on jälle tore, kui sa saaks võtta raskust endale puusa peale. Sa võtad põlevaiuse haardi, kui arved jäävad otsa ja nüüd sa viid puusa üles ja suutsid põlved kokku, see on hästi tähtis, samaaegselt puusa üle ja alla tagasi. Ja siin tuleb pikk kordust arv, tagasi, üles, tagasi, üles, tagasi, pingutad, tagasi, pingutus, lõõres. See on hea pikk seeria ja ega see esialgu võib-olla ei tunnegi, aga kui sa oled juba teinud 10-15 korda ära, siis sa hakkad tundma, kui tore see harjutus on. Ja tagasi ja üles, tagasi ja üles, tagasi ja pingutad, tagasi ja pingutus, tagasi ja pingutad, tagasi ja surud, tagasi ja surud, tagasi ja surud, tagasi ja tuleb veel neid kordusi meil veel tuleb. Juba võid hakata tundma kergelt seda lihastööd, mida me teeme. Surud, tagasi, 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 surud, tagasi. Ja meil on jäänud veel 16 kordust. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 9 ja 10 ja 11 ja 12 ja 13 ja 14 ja 15 ja tehtud. Nii, ma loodan, et ikka tundsite. Mina hakkasin küll juba lõpus tundma lihastööd tuharas. Ja nüüd teeme natuke kõhulihaseid veel juurde. Pane kõigepealt oma kannad olemata laua peale. Suru ristlu maha ja tõsta oma ülakeha abalu alumise serva peale. Püsi, vaade põlvedele ja nüüd siruta jalades, siruta, hoia. Tunne ristlu on maas. Ja nüüd, kui sa tunned, et sul on raske, sa võid kergelt painutatud jalgadega teha või ülakeha lasta täiesti maha. Võid kergelt kannad kokku suruda, jalad roteerida ja suru jälle nägu. Liimiksid oma jalad kokku, roidad all, hinga sisse ainult 10 sentimeetrit ja tagasi.
hingad sisse, hingad välja. Võid ka teistpidi hingata, hingad sisse, pilk läheb põlvedele, roided on all ja tagasi. Kui sul on vaja, sa lased oma ülakeha maha, hingad sisse, tagasi ja ainult natukene. Ei ole tubli see, kes läheb väga alla, vaid sa pead tunnetama oma kõhulihast, tunneta. Iga kord, kui sa liigud alla, pingutan kõhu ja lõdvestan. Pingutus ja lõdvestus. Pingutus, ristu on maas. Pingutus, lõdvestus. Pingutus, lähme veel 4 kordust. 4 ja 3 ja 2 ja viimane. Olemas, tõmban jalad enda peale, lasen ülakeha maha ja panen jälle raskuse kõrvale ja hetkeks jälle saba natuke maast lahti. Anna väike puhkus, lihtsalt anna väike puhkus. Nii, nüüd me jääme ühe liikuvusharjutusega edasi. Sa tõstad oma jalad, varbad nüüd enda poole. Tunneta risti on maas ja vii oma käed kõrvale, ikka need roided alla. Ja nüüd sa lased jalad haarki kukkuda, tagasi, haarki, tagasi. Jälle sa kontrolli kõhulihasega kogu aeg oma keha asendi. Haarki, tagasi. Varbade enda poole või ka kergemalt lasta kukkuda. Praegu on juba lihased soojad, ära tõmbamisohtu enam ei ole. Ja haarki, tagasi, haarki, tagasi, haarki. Väga hea harjutus neile jälle, kelle puusa liiges kipub kinni blokeeruma. Haarki, tagasi, haarki, tagasi, haarki, tagasi, haarki. Ja nüüd mõtle oma samaaegselt oma kõhulihase peale. Kui sa oma kõhtu katsud, siis kõhuristi lihas on tegelikult kogu aeg pingutatud. See kontrollib sinu keha asendi. Tagasi, haarki, tagasi. Õlavööde on vaba, tagasi, haarki, tagasi, haarki, tagasi, haarki, kokku, haarki, kokku. 4 ja 3 ja 2 ja olemas. Väga hea. Painuta oma jalad, jälle pane kanna kolamute laua peale ja nüüd sa võid võtta pudelit, aga sa ei pea üldse raskust kasutama. Nii, jätka esialgu käed ette, lase oma jalad alla, jälle ristu maas, roided all, libista üks jalg alla, tagasi, libista teine jalg alla, tagasi, üks jalg alla, tagasi ja nüüd panen vastasjalg käsi alla, tagasi ja üks väike tähelepanu. Õlavarst ei liigu peast mööda, sa kontrollid paremini kõhutööd nii. Alla, tagasi, alla, tagasi, alla, tagasi, alla, tagasi, alla, tagasi. Ja kui sa saad, sa võid täiesti julgelt jala maha lasta. Alla, seda rohkem sirutub sinu puusa painute välja. Alla, tagasi, alla, tagasi, alla, tagasi. Aga tunne kogu aeg, su selg on täies ulatuses mati küljes ja alla, tagasi. Loomulik nõgusus su seljas jääb, aga ristu on paik. Alla, tagasi, alla, tagasi, alla, tagasi. 4 ja 3 ja 2 ja olemas. Väga hea. Pudelid jälle kõrvale maha. Hetkeks tõmban jalad enda peale ja me lähme järgmise õlasilla harjutusega edasi. Pane uuesti kannad tuharale lähemale, aga nüüd pane jalad täiesti kokku. Ja tule ligista oma puus lüli haaval üles tagasi. Jääd õlgade peale, jälle sama jutt, roided alla. Pinguta tuharelihas, peopesad maha, õlavööde vaba. Ja nüüd tood ühe jala üles, siruta. Hoia asend ja nüüd joonistad varbaga lakke ringi. Ja ring, ja ring, ja ring. Ja teistpidi. Ja ring, ja ring, ja ring. Ja olemas, tõmba varbas enda poole
harki, tagasi, harki, tagasi. Lõdvesta õlavööde, õlad kipuvad pingesse minema, tagasi, harki, tagasi, harki, tagasi, harki, tagasi. 4 ja 3 ja 2 ja viimane. Ja lasen jala maha ja tulen lüli haaval tagasi alla. Ja nüüd tõsta uuesti oma jalad siia olemutu laua peale ja vii käed kuklale ja tõmba sirutad ja tagasi ja sirutad ja tagasi ja sirutad. Ja jälle väike kõhulihase töö vahele, vaagna vöötmelihased hetke puhkab. Ja kui sa tahad, võid viia ja hopp, ühe jala ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi. Ja anna enda hingamine juurde. Võid hingata välja sisse või sisse välja, oluline hing. Ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tule veel, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja hopp, ja tagasi, ja 4 ja 3 ja 2 ja viimane. Ja tõmba jalad enda juurde, üks jalg maha, teine jalg maha, jalad jälle kokku, peopesad maha ja tule tagasi õla silla. Võta asend sisse, rollida alla, pingutan ka kõhu, mitte ainult tuhal ja viina alla, sinuta. Lukka, pinguta tuhal, teeme ringid ja ring ja ring ja ring ja teistpidi ja ring. Ja olemas, jää, tõmba väga selja poole ja tule natuke harki tagasi, mitte palju, natuke tagasi, natuke tagasi, natuke tagasi, natuke tagasi, natuke tagasi, natuke, tuleme veel ja kõrvale tagasi ja kõrvale tagasi ja kõrvale tagasi. Ja 4 kordust veel ja 4 ja 3 ja 2 ja viimane. Lase jalg maha ja tule lüli alla. Ohutuse mõttes alati keerame läbi külje, eriti need, kellel on mured seljaga, tulge läbi külje üles. Nii, võtame uue positsiooni ja võta ilus suur hark. Kui su jalad ei lähe põlvest sirgeks, võivad jääda paindesse, see on täiesti okei. Tuled, istu istmikuluude peale, tunnetad. Kui sa jälle tunned, et vaagin vajub taha, sa võid mati rulli keerata või mingi väikse kõrgenduse peale istuda, et seda nurka õigeks saada. Nii, varvad enda poole. Ja mina võtan pudeli tappi, lüli samba pöörded. Sa jäta oma istmikuluud maha ja pane pudelit siia ringkere juurde jälle, südame juurde, lase õlad alla ja lepi endaga kokku, et pea ei tee seda tööd, vaid kere teeb pööret. Ehk sa jääd pudelitega täpselt lõugi ja ühele joonele ja nüüd keera. Hingad välja, sisse, keerad, tagasi, keerad, tagasi, keerad. Tunneta oma istmikuluud, need on mati sees ja keera. Sa ei pea palju keerama. Keha on hästi kaval. Keha vaatab, kuidas saaks kergemini. Ikka tahab see pea seda pööret ära teha. Ja keerad tagasi, keerad tagasi, keerad tagasi, keerad tagasi, keerad tagasi, keerad tagasi, keerad tagasi. Kogu aeg on mõlemad, eriti vastaspoole istmikulu on kogu aeg mati küljes. See on hästi tähtis. Tuleme veel 4 korda. 4 ja 3
ja 2 ja viimane. Väga hea. Nii. Täna võiks ühe raskema harjutusega teha. Selle kõige mõnusa ja kerge peale. Nii tegelikult siis Pilatese huvilistel on see täitsa tuttav harjutus. See on siis jalad, kui me paneme oma peopesad jälle täpselt õle alla, liigesed ühele joonele ja igaks juhuks jälle sa ei suru oma küünarnuki plokki, vaid lõdvestad kergelt ära. See ei pea olema kõve, see on pisut lõdvestatud lihtsalt. Nii, näpud kandade poole, nagu ma ükskord ütlesin, küüned enda poole ja tõuka oma puus üles ja suru varbad maha. Vaade nabale, pinguta tuhar, ava ringkere, lase küünarnukk vabaks, püsi. Ja kui sa nüüd jaksad, teed jala tõsta, tagasi, tõsta. Hästi kergelt, võiksid roteerida jalga ja tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi, tõstad, tagasi. 8 ja 7 ja 6 ja 5 ja 4 ja 3 ja 2 ja viimane. Ja lõdvesta käed ära, lõdvesta rann ära ja teeme siia veel ka saagimise. Tegelikult siis samamoodi tuleb harjutus Pilatesest, aga oluline on see, vastaspoole kerelihas saab oma venituse siit kätte. Jälle istmikuluure peale siruta. Teeme ühe kontrollharjutuse. Tõstame alad üles ja laseme alla. Ja nüüd 3 korda väikse varba suunas vaade taha käele. 3, 2, 1. Siru. Istmikuluu vastaspoole. Jääma. 3, 2, 1. Varbad enda poole. 3, 2, 1. Õlad vabaks. 3, 2, 1. Ja siin on hea siis tulehingamist kasutada, et sa hingad 3 korda välja. Sirutad. Sirutus. Mõtle oma vastaspuusa peale. Ei ole oluline sügavus, vaid oluline on see, et vastaspuus jääks mati külge kinni. Kui sa tõstad vastaspoole lahti, siis sa varastad lihtsalt pool harjutuse võlu ära. Ja tuleme veel tagasi. 3, 2, 1 ja 3, 2, 1. 2 viimast. 3, 2, 1 ja 3, 2, 1. Ja lase vabaks. No nii. Anna siia üks hästi mõnus, kerge, väike lõdvestus. Lihtsalt keera. Ja kui me juba selles asendis oleme, siis me teeme ühe ettepainutuse. Aga me teeme seda ettepainutust siis nüüd nii, et sa tuled istud kõigepealt jälle oma istmikuluude peale, nii palju kui saad, ja sinu keha võtab L-tähe kuju, varbad enda poole ja puusalaiune hark. Me hakkame ette painutama ja iga kord, kui ma hingan välja, ma lähen sammuke kaugemale. Lihtsalt me anname oma kesknärvisüsteemile mõista, et see, mida me teeme, on tema jaoks mõnus, mugav ja kehale meeldib see. No nii, lähme tööle. Hingad välja, hingad sisse. Lähen sügavale, hingan välja, hingan sisse. Sirutus on tähtis. Hingan välja ja jalad võivad olla kergelt painetatud, see on täiesti okei. Hingan välja, hingan sisse. Hingan välja, hingan sisse, tule veel, hingan välja, hingan sisse. Ja see tunne, mida sa tunned, seda venituse tunnet, see peab olema kuni magusat valu. Sa ei tohi tunda teravat valu, sa ei tohi tunda kuuma tunnet. Anna oma keha mõnusalt tööle. Ei ole tublim, kõige tublim see, kes kõige kaugemale venib ja kõige rohkem venib. Oluline, et su kehal on hea olla. Mõnus, magus valu
on täiesti okei, sellest üle me ei lähe. Ja lähed liikusesse ja tuled tagasi. Tule uuesti tuule liikusesse ja tagasi. Tule veel tuule liikusesse ja tagasi. Tuule liikusesse ja tagasi. 4 kordust veel. Tuule liikusesse ja tagasi. Tuule liikusesse ja tagasi. Tuule liikusesse ja täiesti viimane kord. Tuule liikusesse ja tagasi ja annad sellise mõnusa väikese lõdvestuse. Me läheme veel korraks kõhuli ja tuled tagasi kõhuli ja paned oma küünarnukid õlgadest ettepoole. Ja nüüd paned kannad kokku ja pane oma otsaesine siia käte peale, nii et jälle kael on vaba. Tõmba kõht sisse ja tõsta jalad maast lahti. Tõsta, tagasi, tõsta, tagasi. Kui sa tunned, et see harjutus on sulle liiga raske, sa võid teha ka 1 jalg ja teine jalg, aga koos jalad, kannad on koos, siis sa ei saa võtta siin appi reielihast, natuke tuleb alaseel ka kaasa, tõsta, tagasi, tõsta, tagasi, tõsta, tagasi, tõsta, tagasi, tõsta, tagasi, tõsta, tagasi, tõsta, tagasi. Ja nüüd teeme 3-kordse tõstmise. 3, 2, 1, all, 3, 2, 1, all, 3, 2, 1, all, 3, 2, 1, all. Iga tõste ajal pingutad ka kõhulihase. 3, 2, 1, all, 3, 2 ja 8 ühekordset veel. 8 ja 7 ja 6 ja 5 ja 4 ja 3 ja 2 ja olemas. Siruta jalad ära, siruta pikaks, siruta pikaks. Jälle keera kannad sisse ja sa võid jätta need käed siia otsa ette. Ja nüüd tõstab 3 korda üles. 3, 2, 1, alla, pinguta tuha. Iga tõstega 2, 1, lõdvesta. 3, 2, 1, lõdvesta. 3, 2, 1, lõdvesta. Pingutan tuha ära. Hopp, lõdvesta. 3, 2, 1, lõdvesta. 3, 2, 1, lõdvesta. 3, 2, 1, lõdvesta. 4 ja veel 3 kordust. 3, 2 kordust ja täitsa viimane. Olemas. Ja me oleme jõudnud juba oma treeninguga täiesti mõnusasse faasi ja see on venitus. Ja vii oma käed lihtsalt kõrvale ja keera oma keha ja lase jalg üle teise. Ja kui sa saad, võid varba viia kätteni, aga ei pea kätte saama seda. Õla eesosa siit tuleb juba venima ja nüüd hinga sisse ja välja hingates lõdvesta ja tunne, kuidas kogu su vaagna mööda läheb venima. Lase see jalg vabaks kukkuda, lase oma keha kukkuda vabaks. Vii tagasi. Vii käed ette, siruta. Sul on selline tunne, et keegi tõmbab sind kätest, keegi teine tõmbab jalgadest ja sind venitatakse pikemaks. Siruta oma keha välja. Vii käed tagasi kõrvale. Keera jalga teisele. Jälle saab asendi kätte, hinga sisse ja välja hingates lase oma keha vabaks. Lase täis. Tunne, kuidas see jalg kukub ja see keha hakkab hoopis teistmoodi venima, kui sa hoiad jalga pinges. Püsi. Vii jalga tagasi, pane käe põlgade alla, võta puusa laiena hark, keera kannad jälle natuke sisse ja nüüd tõuka ennast siit üles. Sa liigud täpselt nii palju üles,
kui sinule meeldib ja kui sinul on mugav, nüüd tõuka oma õlad alla. Jälle pea ei lähe kuklasse, vaid sa tõmbad lõua natuke ettepoole, suru puusad alla, pinguta tuhare ihassi. Pinguta. Su seljal võib olla natukene selline mahkusvalu, aga mitte midagi rohkemat. Teravat valu siin tunda ei tohi. Hoia. Ja tule siit rahulikult alla tagasi. Ja pane jalad kokku ja tule istu kanna peale. Anname sinna mõnusa sirutuse välja. Hoia. Hüüs. Hüüs. Tõmba ennast siit põlvede peale ja kuigi aeg hakkab juba otsa saama, nagu te teate, minul on ajaga alati probleeme, alati on aega vähe, aga me ei jäta tegemata kõige olulisemaid kaelaharjutusi. Võta rätsad pista, kui sa tunned, et see su vaagna vööt meile ei sobi, sa võid võtta harkista. Oluline on see, et vaagna vööde tunneb end hästi, muidu sinu kael ei taha sinuga üldse koostööd niimoodi teha. Sa pead tundma, et vaagnas on mõnus olemine. Lase oma õlad vabaks. Su selg ei pea olema pingutatud sirgelt, lõdvestama keha. Ja võtad käe ja surud kergelt. Venitame trapetsi külgmise ja kaela külgmise osa. Ja miks ma siis ei kasuta enam seda varianti? Siin me natukene ärritame kaelanärve, et närve ei tohi kunagi ärritada. Siis anname täpselt sama venituse, saame kerge tõukada. Lase vabaks, keera nina diagonaali ja tõuka täpselt sama. Ja hoiad. Ja lase vabaks, tõsta pea. Teine pool, täpselt samamoodi, täpselt kõrval. Hoiad. Hoiad. Lase vabaks, keera nina diagonaali ja kerge tõuge. Hoiad. Ja lase vabaks, tõsta pea. Nii, siis nüüd nõnda nimetatud nutikaelaharjutus. Õlad vabaks, lõug alla, keel suu lakked, hambad kokku ja sa tõukad lõua nii taha, kui saad ja sa lõdvestad õlavöö. Hakkad tundma siit pisikesed lihased kolju all venivad. Ja lase vabaks. Nii, eesmised astrikud veel eriti oluline venitus siis neile, kellel hakkavad vahel käed surevad ära või öösiti surevad, siis mõnikord see pinge jookseb meil hoopis siit peale. Ja aita viia näpuga lihase venitusse, võta käed ära ja suru hambad tugevalt kokku. Ja lase vabaks. Ja teisele poole. Saan venituse, võtan käe, surun hambad kokku. Ja lase vabaks. Ja tule põlvede peale ja enne kui me püsti tõuseme, me võtame veel puusapainuke. Lihtsalt see on hästi oluline nüüd venitada. Astud tugeva samm ette. Nüüd vaata, su mõlemad puusanukid on ühel joonel ja alles siis liigud sa siit ette. Tähelepanu tagumisele jalale. See on täpselt sirgelt, mitte ei ole sissepoole painutatud. Ja sa võid kergelt tõugata ennast üles. Hoia, 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 hoia. Ja tõuka tagasi ja teine jalg täpselt samamoodi. Astun ette, keeran puusad ühele joonele ja liigun ette, tagumine jalgib otsa ja hästi mõnusalt kergelt võib tõugata. Ja tunnete venitust.
südapuusa. Tõuka tagasi ja siit on sul hästi tore üles astuda ja astud üles. Anna selline mõnus väike lõdvestus jalgadele. Võta puusalaiune hark lõdvestama ülakehaga ära. Lase ülakeha lihased vabaks, 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 vabaks. Keera oma kerelihased ka vabaks. Hästi mõnusa pöördega. Keerad. No teeme siis sinu lemmikharjutuse ka ära. Puusalaiune hark. Laseme põlvest vabaks. Kõik, mis oli enne trenni, on endiselt alles. Ja nii, puusalaiune hark. Hingad kopsud laiusesse. Hingad sisse. Ja hingad välja. Tule veel. Hingad sisse. Ja hingad välja. Viimane kord. Hingad sisse. Ja hingad välja. Aitäh sulle, et minuga koos võimlesid. Püsime terved. Kohtume varsti Spartas.